Tervist! Enne kui ma hakkan rääkima teadustööst, milles sooviti selgeks teha, millise treeningu abiga on kõige parem langetada kehakaalu, tahaksin ma toonitada, et kui me räägime soovist ja vajadusest langetada kehakaalu, siis tuleb sul esmalt ja ennekõike muuta oma toitumist. Ja igasugune treening on sinu kaalukontrolli toetava iseloomuga. Ka ei saa ühegi treeningu esimene ja esmane ja peamine eesmärk olla kaalulangus kui selline, vaid sa peaksid võtma eesmärgiks oma keha kompositsiooni normaalsemaks muutmise, ehk siis vähendama oma keha speki osakaalu ja suurendama lihaste osakaalu. No nii, nüüd kus ma olen need 2 kohustuslikku lõiku ette kandnud, saame me minna teadustöö juurde, milles uuriti, kas kehakaalu langetamiseks on mõistlik teha aeroobset treeningut, jõutreeningut või siis mõlemad korraga. Uuringu tarbeks leiti 67 naisterahvast vanuses 18–50 eluaastat, kelle kehamassi indeks oli vähemalt 30. Ehk siis tõlgin, nad olid edukalt ületanud ülekaalulisuse staadiumi ja jõudnud rasvumise staadiumisse. Need naised ei olnud füüsiliselt aktiivsed ja neil ei olnud huvitaval kombel kusjuures diagnoositud ühtegi südame- ja veresoonkonna haigust või mõnda kroonilist tõbe. Ja need katsealused jaotati 4 gruppi. Esimese grupi liikmed tegid 3 korda nädalas 20–50 minutit keskmise või suure intensiivsusega aeroobset treeningut. Teise grupi liikmed tegid 3 korda nädalas 20–50 minutit jõusaalis lihastreeningut ja igas treeningus tegid nad 6 harjutust, igas harjutuses tegid nad 2–6 seeriat ja korduseid oli igas seerias 12, suht korralik treening. Kolmas grupp tegi nii aeroobset treeningut kui ka lihastreeningut, ehk siis pani need 2 treeningut kokku ja samuti tegid nad seda 3 korda nädalas võrdses mahus 20–50 minutit. Ja 4. grupp, need olid laisad ehk kontrollgrupp, ehk nemad siis ei teinud mitte kui midagi. Taoline sportlik eksperiment kestis kokku 12 nädalat ja katsealustel kasutati nii aeroobses kui ka lihastreeningus kenasti progresseerimise põhimõtted. Ehk siis paluti neil kiiremini joosta või tõsta rohkem ja suuremaid raskuseid, kui nende vorm oli paranenud. Ja 12 nädalat läks mööda ja mida siis leiti? Suurim kehakaalu, kehamassi indeksi, keha rasvaprotsendi ja kõhuõõne sisese rasvamassi langus oli neil katsealustel, kes tegid nii aeroobset kui ka lihastreeningut. Vahed kombineeritud treeningu kasuks olid selged ja suured ja ma ütleksin isegi, et kuigi ma oleksin osanud seda tulemust ette ennustada, ei oleks ma arvanud, et kombineeritud treening tuleb niivõrd suure vahega võitjaks. Ma tooksin eraldi esile selle tabeli osa, kus me näeme, kuidas mõjutas 12 nädalat kestnud erinevat tüüpi treening katsealuste rasvavaba massi. Esimeses veerus on meil siin kontrollgrupp, teises veerus ainult aeroobset treeningut teinud inimeste grupp, 3. veerus jõusaalis lihastreeningut teinud inimeste grupp ja 4. veerus jõutreeningut pluss aeroobset treeningut teinud inimeste grupp. Kui me räägime keha rasvavabast massist, siis on õige, et me ei pea sellega seoses silmas ainult lihaseid, vaid ka näiteks luid ja igasugu muud põnevat anatoomilist pudipadi. Aga antud kontekstis annab see meile ennekõike hea ja selge pildi selle kohta, kuidas mõjutasid erinevad treeningtüübid meie lihaseid. Ma olen oma varasemates videotes rääkinud nõrkemiseni, et kui sa tahad olla terve ja tugev, siis ei piisa sellest, kui sa teed ainult aeroobset treeningut, vaid sa pead regulaarselt tegema ka lihastreeningut. Sest sinu lühema ja pikemaajalise tervise ja elukvaliteedi osas on väga oluline, et sa lisad oma lihasmassi ja lihastugevust või siis vähemalt üritad selle kahanemist maksimaalselt piirata. See on muide oluline ka kaalukontrolli all hoidmise seisukohast, sest kui sul on hea kehakompositsioon, ehk siis on sul rohkem lihaseid ja vähem rasva, siis on sul kergem oma kaalu kontrollida. Sellest tabelist näeme me selgelt ja üheselt, mis juhtub su lihastega siis, kui sa teed ainult aeroobset treeningut,
Ehk siis käid näiteks jooksmas või kõndimas. Numbrid näitavad, et neil, kes tegid 12 nädala jooksul ainult aeroobset treeningut, kahanes lihasmass isegi rohkem kui neil, kes ei teinud treeningut üldse. Kuigi lihasmass tõusis ainult neil katsealustel, kes tegid ainult lihastreeningut, suutsid lihasmassi üsna kenasti säilitada need, kes tegid nii aeroobset kui lihastreeningut. Ja muide on väga levinud müüt, et kui sa tahad suurendada lihasmassi, siis ei tohi sa aeroobset treeningut üldse teha, sest see hakkab su lihaseid nii-öelda sööma. See on täielik jama ja kui sa ehitad oma treeningud üles mõistlikul moel, siis aeroobne treening toetab su tulemusi jõusaalis, mitte ei torpedeeri neid. Ja ühest katsekäigus mõõdetud parameetrist tahaksin ma veel rääkida. Vaata, siin näeme me, kuidas mõjutasid erinevad treeningtüübid lihastugevust. Selle võimekuse testimiseks kasutati meetodit, mida me tunneme inglise keeles kui 5 rep bench press max ja eesti keelde tõlgituna tähendab see ümber seletatult seda, et kui katsealune teeb lamades kangiga rinnad surudes 5 korralikku kordust maksimaalse raskusega, millega ta suudab need 5 kordust tehniliselt korrektselt teha, siis see ongi see 5 rep max. Miks lihastugevus nii oluline on? Vaata peamiselt seetõttu, et meil on hulganisti heal tasemel teadustöid, mis näitavad, et lihastugevus on üks peamisi võimekusi, mille hea tase on seotud ja seda eriti kõrgemas vanuses, aga ka noorematel inimestel hea vaimse ja füüsilise tervise ja kõrgema elukvaliteediga. Siin tabelis on lahterdus ja jaotus sama, mis eelmisel korral, ehk siis jällegi esimeses veerus on meil kontrollgrupp, teises veerus ainult aeroobset treeningut teinud inimeste grupp, kolmandas veerus jõusaalis lihastreeningut teinud inimeste grupp ja neljandas veerus jõutreeningut pluss aeroobset treeningut teinud inimeste grupp. Ja näed isegi, et mis ma siin ikka enam seletan, siin räägib pilt ja numbrid räägivad juba iseenda eest. Tegelikult ma tahaks ühe asja sulle veel välja tuua sellest uuringust. See on sportimise eripära mõju maksimaalsele hapniku tarbimisvõimele. See näitaja on äärmiselt tähtis, kuna viimastel aastatel on välja tulnud ridamisi teadustöid, kus on selgelt näidatud, et maksimaalse hapniku tarbimisvõime tase on üks peamisi meetodeid, mille abil saab ennustada inimese elukestvust ja elukvaliteeti kõrges vanuses. Ehk siis, kui sul on kõrges vanuses kõrge maksimaalne hapniku tarbimistase, siis elad sa tõenäoliselt kauem ja sinu elukvaliteet on kõrge. Ja vaatame nüüd siis jälle vastavat tabelit. Nagu me näeme, on hea tulemus saadud nii aeroobses kui ka aeroobses pluss lihastreeningu grupis. Ent huvitaval kombel tõstsid enim oma maksimaalset hapniku tarbimise võimekust ainult lihastreeningut teinud katsealused. Kõlab natukene uskumatult, aga ma seletan, miks see siin antud juhul niimoodi on. Ma tuletan meelde, et uuringus osalesid rasvumise piirini jõudnud või selle ületanud inimesed. Ja see seletab väga hästi, miks antud näitaja osas on lihastreeningul võrreldes aeroobse treeninguga sedavõrd paremad tulemused. Vaata, kui sa kaalud 120 kilo, siis on 90% juures oma maksimaalsest pulsisagedusest joosta ikka päris raske. Aga teha jõusaalis lihastreeningut sellisel määral, et see tõstab su maksimaalset hapniku tarbimist, absoluutselt võimalik. Nii või teisiti, kui tavaliselt arvatakse, et selleks, et sul oleks nii-öelda võhma, peab ainult jooksma, siis tegelikult see nii ei ole. Ja palju parema tulemuse saad siis, kui sa teed ka lihastreeningut. Kusjuures, kui sa oled ülekaaluline, siis on lihastreening sinu jaoks selle näitaja osas olulisem kui aeroobne treening. Rohkem ma tabeleid ei näita. Ma mainin lihtsalt ära, et kõik treeningvormid alandasid ka katsealuste vererõhku, parandasid tuju ja unekvaliteeti. Kui me nüüd siis kokkuvõtteks vastame küsimusele, milline on parim treening kehakaalu langetamiseks, siis on tegelikult õige vastus, et parima tulemuse saad sa siis, kui sa teed regulaarset aeroobset treeningut, käid näiteks kõndimas ja kui suudad siis jooksmas, ja lisaks käid regulaarselt ka jõusaalis ja teed seal lihastreeningut. Ja selline lähenemine on kõige parem su kehakaalule ja su üldisele füüsilisele ja vaimsele tervisele. Uuringu läbi viinud teadlased toonitavad, et
Kui sa tahad kehakaalu kontrolli alla saada, siis on äärmiselt tähtis, et sa teed lisaks aeroobsele treeningule ka lihastreeningut. No vot, see on ju see, mida ma olen sulle kogu aeg rääkinud, põhimõtteliselt igas 3. videos. Nii et pane trenniriided kotti ja jõusaalis näeme.